Kaks vana sellal veetsid aega üksteisega. Merimehed ühes majavahiga käisid seni läbi kõik torni urkad, tontlad ja sersant tagasi tulnud teatas, et ta midagi tähelepanuväärilist ei leidnud. Majavanem sai kõigest aru. Ta viipas madrusile, et võtku õllevaat ja viigu endiga alla. Selle poolest nad võisid rahulikud olla, et mürgitatud jooki nad ei saa. Isand ise ju maitses ka sellest. Juust ja suitsusink samuti ei võinud olla mürgine, sest iga kiht on ju reetlik. Siis Feodor võttis ühes seinakapis sherry pudelid ja täitis endile teised klaasid. Ma ei valmistu veel siit edasi minema, sõnus Jänö, lüües kokku klaasid. Kavatsen ka ööks jääda nautima teie lahkust ja võõraste armastust. Oma siia jäämise põhjusegi ütlen teile. Enne kui ütleksite oma põhjuse, mis osastab mind selles aus, lubage, et võiksin teatada majaperenaisele, et mu võõrad kavatsevad ka ööd siin mööda saata. Omade eest hoolitsen juba mina, hoolitsegu ka tema selle eest, kes tema võõras. Seega läks Feodor Mašinka tuppa ja jättis uksegi lahti, et Jänö võiks hästi kuulda, mis ta temale räägib. Ainult üks säng on, seal mahuvad poisid ka kahekesi magama. Oh, miks mitte, milline rõõm on Aleksandrile see, kui saab enne uinakut käe lüüa Pauli kaela ümber. Täna ei ole tarvis lugeda vana palvet, mida ta on palunud. On käes. Selle lõpetanud tuli kohe Feodor tagasi Jänö juurde. Noh, minu herra, nüüd võin kuulda teie põhjust, aga enne lööme kokku. Viva noi, nagu ütleb itaallane. Niisiis, mu herra, mina ja kõik mu laevamehed arvasime kuulvat läinud ööl lakkamata mingit kaugusest kostvat kellahäält. Tõepoolest. See kellahääl viis meid eksitusse. Minu allohvitserid, kes ei ole väga täielikud kaardi tundmises ning magneedi nõelaga ümberkäimises, ütlesid, et see kellahääl tuleb Gustavsvõrni majakast, mida nüüd palju udu tõttu ei või näha. Minu tüürmanaga, kes villane mušik ja ainult loomu sunni järgi talitab, tõendas, et Gustavsvõrni kellahelin ei või kuidagi tulla sellest küljest. Ta on ka kaugemal, et siiamaale kuulda oleks. Ei ole see kellahääl muu kui lummutuste mäng. Siin selles maanurgas on üks merepõhja vajunud linn ja selle kiriku kella helinat on kuulda ikka säherdusil uduseil öil merisõitjate hukatuseks. Sest kuhu see kellahääl nad meelitab, seal on kõige ohtlikum kaljuseljak. Sellest ongi olemas mingisugune muinasjutt rahvasuus. Kas teie ei tea seda muinasjuttu? Oo jaa, udusel ajal olen mina isegi tihti märganud seda kellahäält ja jättes kõrvale muinaslood, võin selle ära seletada päris loodusteaduslikel aluseil. See ei ole muu kui Gustavsvõrni majaka kellaheli. Tihe udu vajutab alla hääle ja sellasel juhtumisel kostab see 2 kord nii kaugele kui hariliku ilmaga. Tihedais õhukihtides on hääl tugevam kui õredais. Seesama lugu on ka piksega. Kõrgel mäetipul olijale ta kuuldub vaevalt kõvem püssipaugust, all orusseisjale ta on aga maad vapustav mürin. Tuul kannab Gustavsvõrni kellahääle kuni Hiiu kallasteni ja kui ta seal siis rannakaljudest tagasi põrkab, kuuldub just niisama, nagu helistataks saarel. Pea, aga nüüd, sel juhtumisel, kui Hiiu kaljukallas tagasi heidab merele ainult Gustavsvõrni kella vastukaja, siis peab siin sel punktil seda häält tingimata kuulma. Kuulebki, ma olen seda sageli märganud. Ja just sellest tahan mina veenduda, sellepärast soovingi jääda siia ööseks, milles mina suurima rõõmuga vastu tulen. Komandör tegi, nagu huvitaksid teda loodusteadused. Merimehel on vaja korralikult tegemist teha tähe- ja ilmateadusega. Maja peremees oli ses asjas meister. Temalt võis palju õppida. Võõras oli lakkamatu küsitlemises. Majaherra ammutamatu vastamises. Kuid oli toas üks asi, millele ta ei võinud leida eesmärki. Järelepärimine aga oleks olnud lihtne asi. Pikk, jäme, siidist kellanöör, mis rippus laest. Mis see võib olla? No mis siis? Kellanöör. Aga milleks see? Ainuke teenija on kurt.
helistada. Maja peremees lükkas nööri ette suure tugitooli, nii et juurdepääs oli täiesti takistatud. Naabertoast oli kuulda, kuidas mõlemad lapsed soovivad head ööd Mašinkale ja siis lähevad kõrvale tuppa. Need magavad nüüd juba kõik kolmekesi. Nüüd me võime minna üles observatooriumi, sõnub Feodor, tõustes oma kohalt ja kuulatada keela häält. Sellega läks tooma käsilaternat. Kui Feodor oli jätnud oma koha ja pööranud selja, astus Jänö äkki siidnööri juure ja sikutas korra. Seepeale sügava töntsi kuminaga tegi häält peidetud kell. Ah, siis siin ongi see kell, hüüdis võidurõõmsa vihaga Jänö. Õnnetu, karjus käheda häälega Feodor, sa ise oled märku andnud. Jänö tormas ukse juurde, tal oli mõõk. Feodor aga seisis seal relvatu. Kiskus lahti ukse ja puhudes vilet andis märgu. Pimedal trepil kuuldus ülespoole ründavate meeste samme. Võtke kinni see mees ja siduge tal käed-jalad, käskis Jänö, näidates mõõgatipuga Feodori poole. Samal hetkel haarati selja tagant mõlemad käed ja tõmmati rusikate ümber ling. Ei olnud need tema madrused, vaid Feodori röövlisalk. Silmapilgu kestes oli seotud sama tugitooli külge, millest ta praegu tõusnud. Enne kui ta oleks võinud karjuda, topiti tal suu. Feodor astus ta ette külmavereliselt. No nüüd tead juba, kus löödi kella ja kellele löödi. Tea siis sedagi, kes. Mina olen kapten Feodor Ungern, kelle sa ära andsid, süüdlaseks märkisid, sunnitööle mõista lasid, kelle sa oled teinud viletsaks, maapaolaseks, kelle naise sa jultunult võrgutasid, kelle lapse külge põletasid häbimärgi. Sest ajast peale mul ei ole muud teha, kui kätte maksta. Selleks ehitasingi siia selle torni, et näha sinu rahva laevu purustatuina kaljude vahel. 600 olen juba hävitanud. Sinu lipulaev, uhke, 3 rea kahuritega algab 700. Sellele kellalöögile, mis sinu enese tegu, tormasid minu seltsimehed redust ja tapsid kõik sinu sõdurid. Seejärele aga riietavad endid nendeks ja siis enese paadis üllatavad ju ankrul seisval laeval. Sellest, mis nad seal toima panevad, saab alles veresaun. Kui siis iga elulõhn neist välja puhutud, heidavad laeva tulilondi ja lasevad põleda. Sina näed seda suurepärast vaatepilti lahtiselt aknalt, mille ette su asetan ja võid nautida seda kuni laeva õhku lendamiseni. Sellele võitlussärale siis ärkavad üles poisid ja jooksevad välja hammeväel. Siis ütlen mina ühele poisile, vaata, siin sinu õlal on see kustutamatu märk, mis sinu maailmast välja kihutas, igaveseks ajaks, enne kui üldse said süüdi olla. See märk teeb võimatuks, et sind kunagi nimetataks ausaks inimeseks, et kunagi võiksid võtta auväärilise naise, et võiksid tunnistada oma nime. Sellega oled maetud hauda, oled hukka saadetud selles maailmas. Ja kes on seda teinud sinuga? Näe, see mees, keda näed seotuna enda ees. See röövis sinu varanduse, röövis su ema südame, röövis sinult kogu maailma. See sama on teinud sinu isa kurdiks ja ka elu põrguks sinule. Sellel mehel on poeg, see seal. See on põhjuseks, et oled nõnda vilets. See ei oleks tohtinud sündida maailma. See sigitek tarvitab vägivaldselt sinu nime. Sähke kummagile mõõk, rännake kallale üksteisele. Ja sina näed pealt seda ja naudid, kuidas minu poeg tapab sinu poja. Võib-olla tapavad mõlemad üksteise. See on ükskõik. Vaatame pealt vaikselt, liikumatult. Ja kui siis nemad on valmis, siis vallandan su sidemed ja käes on meie järg. Ära karda, et tapan su vargsi. Mõõga annan sulle kätte ja siis olgu kohtumõistjaks meie vahel kurat ja põrgu. Viige! Kinni seotud mees väänles hinge valude käes ja ta silmad vaatasid paludes venna peale.
selle nägu oli külm, otse kui marmor.